Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Kutsume teid jälgima Eesti kaardispordi meistrivõistluste teise etapi sündmusi Rapla rajal. Meeldiv on tõdeda, et kõikides klassides oli rahvusvaheline konkurents selgemast selgem, et lähinaabritele on Eesti meistrivõistlustel osalemine kindlalt kalendrisse kirja pandud. Mikroklassis on selle hooaja üllatajaks Meril Peldes, kes vanema venna eeskujul kiirust armastab ja esimeses eelsõidus ka kõigist kindlalt üle oli. Parimalt positsioonilt alustas finaali aga Damir Mingazov, kes on võitnud algajate sarja talendid rajale kõik selle hooaja 4 etappi. Merili finaali sõiti seekord kahjuks pooleli, aga Damir pidas ägedat võitlust igal ringil ja visadus viis lõpuks sihile. Finišis edestas ta Soome-Rootsi esindajat Dahlströmi 17 sekundiga. Eestlastele päästis 3. koha Tanel Karu. Sõidu kiirema ringi tegi ka hoopis 4. koha saanud Tõnis Toomingas. Väga hästi. Finišis oli, et mul läks see kaart aeglasemaks, ma ei tea miks, aga kui midagi juhtus ja ma sain näsaks. Aga päris finišijoonel põrkasite veel korra kokku? Ja natuke põrkasime, ma tahtsin esimest seda kohta saada. Aga kuidas ennem sul on läinud väiksemas klassis? 4. koht tavaliselt või 5. Nii, aga väiksem korra oled sa ka poodiumi esimesel astmel olnud? Ainult kadetis 2 korda. 2 korda, jah. Kas selle kaardiga on juba veidi raskem sõita või? Tuled toime? Jah. Kõige pikem stardirivi 22 võistlejat oli klassis Mini, kus eelsõitude võidud jagasid Karmen Kraab ja Ruben Volt. Kiiruse poolest oli nendega võrdne ka Mark Dubnitski, kelle agressiivne sõidustiil viis aga kokkupõrgeteni ja see tähendas lõpuks kohta alles teises 10. 4 rajal olnud tüürukust oli finaalis kõige edukam Karmen Kraab, kes poiste rünnakutele edukalt vastu pidas ja finišis 2. kohaga lõpetas. Ei saanud alguses päris hoogu üles, aga lõpus juba sai. Tundub ka, et sa oled seal poistega võisteldes natukene liiga tagasi hoidnud. Kindlasti juba sellepärast Vahepeal, jah. kui kiiresti need mehed Et oma positsiooni pärast on ikka vaja võidelda. suudavad võistluse sees edeneda. Aga järgmine kord siis võtad poisid käsile tihedamalt. Jah. Aga teine koht, mis sa selle kohta ütled? Ma arvan, et väga hea. Võitjas ei olnud aga kahtlust. Nii kiiruse kui sõidulugemise poolest oli teistest kindlalt üle Ruben Volt. 3. koha võitles endale lõpuks välja Martin Ojapool. Ruben, kus kõige põnevamad hetked sinu jaoks olid? Ausalt öeldes ei olnudki. Nii ta oli, aga see, mis sinu selja taga oli, jäi sulle kõik tegemata, aga võib-olla on sulle üllatus, sa tegid kogu võistluse kiirema ringi ja raja rekord on sinu nimel nüüd tänasest päevast. Ma ei tea. No nii on. Mis sa sellest arvad? Ma arvan, et hästi, sest ma olen terve nädalavahetus kiiranud, aga kvalifikatsioon ei läinud hästi. Aga tuli võistlustes tõusta ja niimoodi saingi. Suutsid ennast kokku võtta õigel ajal, jah? Jah. No tundsid tõsist rõõmu, kui 3. jõudsid üle finiši. Jaa, väga. Räägi sõidust ka. No alguses startisin 8. ja stardis proovisin ettepoole tõusta ja tuli ära. Kas sa nägid ka seda kuidas Dubnitski vahepeal rajalt välja nendes? Jaa. Nad panid seal Rubeniga kokku ja... Aga see oli võitlus positsiooni pärast, eks ju? Jah. Nii et järgmine kord tõused veel 1 astme võrra? Ma proovin ikka. Rotax TD2 ja Mastersklassi ühises stardis oli eelsõitudes head kiirust näidanud lätlaste duo, aga parimast stardikohalt alustas finaalis ikkagi lõpuks Ragnar Veerus. 20-ringiline võidusõit kujuneski lõpuks Ragnar Veeruse sooloetenduseks, kes hoidis head tempot kogu finaali jooksul. Lõpuks kärises vahe lätlasema Kuusinsiga ligi 10 sekundile. TD2 klassi 3. koha sai Einari Pambus. Tundub, Ragnar, et kõige põnevam koht sinu jaoks oli esimene kurv pärast starti.
No selles sõidus tõesti läks niimoodi. Ja sealt tuli kõik kadudeta. Õnneks küll ja ütleme, et tempot oli õnneks ja keegi ründama ka ei jõudnud, nii et kiired mehed muidugi startisid paljuski tagant, et nagu näiteks Makušins, kes lõpus teiseks tuli. Aga nagu jah, praegu oli hästi. Kuidas sa motiveerid ennast seal, kui vahe on juba üle 7 sekundi näiteks? No ikka vaatad kella ja kui aeg ikka väga alla kukub, siis ikka tuleb pingutada edasi. Eesti-Läti maavõistlus jätkus ka maastersklassi arvestuses. Vahepeal tundus juba, et esikoha rababki endale lõunanaaber, siis aga võttis otsustava rünnaku ette Priit Sei. See õnnestus ja finišis oli tema ülekaal juba 2,6 sekundit. 3. koha sai Elvis Väinsaar. No esimesel etapil proovisid korra KZ2, kuidas tundus? KZ tundus väga huvitav, väga kiire. Aga kuna ma olin eelnevalt Euroopas teinud trenni TD2-ga, siis nad on nii totaalselt erinevad masinaklassid, et TD2-st istuda KZ ja loota midagi, et kiirust on, see on täiesti vale. Läksin põhimõtteliselt mütsiga lööma. Täna sai päris kõva koormuse, lätlane oli päris lahingupartner. No jah, siin eelsõitudes korraldati külakuhjasid, siis tuli finaali viimasel kohal startida ja päris huvitav oli ja päris palju sai mööda sõita teha. See, mille pärast sa siia Raplast tulid, said kätte selle? Jah, absoluutselt. Kõige kiiremas KZ2 klassis on tänavu eriti võitluslik konkurents ja oma panuse on siin andnud just soomlased. Nende parim Henri Kokko võitis küll mõlemad eelsõidud, kuid kiiremate ringide au jäi ikkagi eestlastele, esimeses sõidus Georg Kõssile, teises Jako Pojale. Hea stardi küllatas otsustavas sõidus aga Karl Rass, kes endast tunduvalt kiiremat soomlast ligi pool finaali selja taga hoidis. Samal ajal tegi rajal kõva tööd finaali noorim Georg Kõss, kes 6. stardikohalt alustades lõpuks teisena finišisse jõudis ja samas ka parima ringi aja välja sõitis. Karl Rass taandus küll 3., aga suutis vanemapenna Mattiase kindlalt selja taga hoida. Hea sõidu tegi ka kogenud Antti Rammo, aga kahjuks tulemust ühistati, kaal ei vastanud nõuetele. Rauhassa säästin vähän pyörää siinä, kattelin sopivaa ohituspaikkaa ja meillä oli vähän eri välitykset ilmeisesti, koska mä hävisin tietyllä alueella ja toisella otin taas vähän kiinni, niin mun piti rakentaa se ohitus sinne, missä mä olin paremmalla. Ja sitten kun se paikka tuli, niin sitten sai taas ajaa ihan omaa ajoa rauhassa. Startisin 6. ja algus oli kindlasti raskem. Siis kun said juba teise koha kätte, mis mõtted siis? Eks ma üritasin hakata hoidma, kuna rehviga ei olnud just head lood ja soomlane oli juba päris pikalt läinud. Kuidagi tundus, et kas su kardi hääl ei olnud ka päris korras? Ei olnud korras kindlasti, et me tegime mõningaid seadeid ümber ja see pigem rikkus. Et hoidsid hinge kinni, et lõpuni vastu peab, jah? Üritasin võimalikult palju talle ja puhkust anda ja lihtsalt lõpuni tulla. Füüsiliselt sul mingit probleeme ei olnud? Ei, raske hakkas, aga kindlasti on juba kergem kui esimesel võistlusel, et hakkab füüsis ka tagasi tulema. Algus oli päris intrigeeriv. Ja alguses oli tempot jah, aga siis jõudsid tagant kiiremad järgi uuesti ja läks nagu ta läks. Füüsis pidas vastu, sa päris kaua pidasid selle liidi kohta? Jah, ma olen alati kartnud, et ma ei pea vastu, aga kui on mida nimel sõita, siis tuleb see jõud ka. Kõssi möödasõit oli korrektne siis arvates? Ma arvan küll, jah, see oli selline võidusõidu olukord, et natuke läksid rattad kokku, minul sai roolisüsteem kannatada, aga kõik tulid lõpuni välja ja lähme rahus edasi. Ta oli lihtsalt kiirem natuke? Natukene kiirem. Kokkuvõttes jäid rahule? Mina olen väga rahul. Perekonna sees on nagu võim ikka sinu käes? Ma arvan, meil ei olegi seda võimuvõitlust. Et see, kes kiirem on, eks see siis kajastub ka kohas. X30 juunior ja seenior startisid lainetena, alustajateks olid vanemad. Eelsõitudes olid aga just juuniorid hoopis kiiremad. Nii Patrik Hagala kui Karl Sei olid nobedamad rajal kui seeniorklassi valitseja Siim Leedmaa. Ka finaalsõidus jäi lõpuks kiirem ring hiljem alustanud juunioride kätte. Kogenud Siim Leedmaa võttis ka seekord klassivõidu, aga teda varjuna jälitanud Mattias Vahtelil olid päris head võimalused, mis seekord jäid kasutamata, kusjuures mõlemad tegid oma parima ringi päris sõidu lõpus. Sealjuures Leedmaa kannul lõpetanud Vahtelil oli isegi kiirem ringiaeg. 3. kohaga lõpetas Andreas Lootus.
Ilm on jah, suve mõttes väga hea, aga raske on sõita, aga samas pidamise poolest on väga hea ja eks see pidamine tekitas pisut probleeme ka seadistusega, et terve nädal oli raske seadet leida ja sõidu poolest ka oli suhteliselt nii-öelda raske ja ma arvan, et lõpptulemus tuli raskelt, aga on seda väärt. Mattias, mis plaan sul oli? No mul oli plaan võtta ikka siim ära, aga kahjuks ei jõudnud selleni, aga järgmine kord kindlasti proovime seda, et tahaks ikka ju ka kunagi olla seal esikoha peal. Et muidu oli väga äge sõit, ma arvan. Kuigi alguses ei leidnud kiirust, aga õnneks teise siidis leidsime kiiruse ja nüüd oleme juba täitsa tempos. Sellest ma arvan ka, et see edu. Jäid rahule? Ma väga jäin rahule. Siim, katmisega oli lõpuosas päris palju tegemist, kas tähendab, et sul rehv pidas kehvemini või? Pidi paar nurka kinni panema ja, et rehv lihtsalt terve sõit ei pidanud, kuigi eelnevat kvalifikatsioon ja kõik tundus okei. Ja ma arvan, et kindlasti esimesed 2 etappi on suhteliselt rasked olnud, aga ma arvan, et siit saab kõik ainult ülesmäge minna, sest et ebaõnni seal lihtsalt lõpuni olnud. Juunioride arvestes oli väga stabiilne ja kiire Patrik Hagala, kellega pidas rajal duelli Karl Sei, kes aga korraks rajalt välja põikas ja lõpuks poodiumit hoopis ka välja jäi. Teise ja kolmanda koha pärast eetlesid Ken Algre ning Jan Kalmet. Viimane oli just sõidu lõpus osavam ja selle tasuks tuli ka teine koht. No kas sõit oli finaalis veidi kergem, kui sa kartsid või? Tegelikult ei olnud nii väga kerge, aga kui alguses nad olid küll päris taga järel, aga peale seda ma natuke, kuna meil oli rõhk oli natuke teistsugusem kui teistel vist, siis hakkasin lõpupoole ära minema eest. Aga poisid on kõik higis, täitsa nõretavad, sul pole häda midagi, füüsiline on sul korras? No natuke on küll väsitav. Aga pidasid vastu? Jah. No Jan, punnisid, mis sa punnisid, aga lõpuks said selle teise koha kätte? Jah, et meil oli hauaga selline taktika oligi, et paneme madalama rõhu ja et siis peakski pärast paremaks minema, õnneks läkski, aga algre on natuke väike ka, siis no ilmselt oli lootus, et ta väsib ära ka, et juba teistest isegi eelsõitudest oli seda natuke näha, nii et läks nii, nagu tahtsime isegi. No näoärgi tundub, et jäid rahule, jah? Jäin jah, oleks nüüd ikkagi esimene olla. Muidugi, järgmine kord? Loodetavasti, kui Hagal jälle liiga kiire ei ole. No pole hullu, võtate ette. No proovime. Rotaskassis hakkab oma eelmise hooaja head kiirust leidma Erich Küün, kes mõlemad eelsõidud ka võitis. Finaalis lisas põnevust kogenud Kairo Kivirajale tulek, kes tagareast alustades pidi väga agressiivselt sõitma, et liidritele Küünile ja Veerusele järele jõuda. Kes ja kuidas olukorda rajal hindas, aga ühel hetkel olid Kivi ja Küüni kaardid kokkupõrkes ja kasu lõikas sellest hoopis Veerus, kes nüüd eest minema pääses. Kiirus selleks tal oli ja seda tõestas ka parim ringi aeg, nii tuli võit päris veenvalt. Erich Küün päästis endale teise koha, kolmandana lõpetas Marcel Peldes. Kairo Kivi langes koguni 8. Kuidas hindas sündmuste käiku Erich Küün? No Erich, sõidu algus läks sinu stsenaariumi järgi? No enam-vähem jah. Tempo oli kuigi halb, aga mis teha? No ma ei tea, eriti rahul ise ei ole, aga juhtub näha. Mis see sõidu teise osa alguses, mis seal juhtus siis? No ütleme niimoodi, et kergelt külje pealt sisse, aga mis teha juhtub. Ma ei tea, ma ei hakka ise mingi pirtsutama siin, aga nagu kui puhtalt eriti ei pääse läbi, siis mis teha, aga ei tea, no nii on. Aga teine koht pole ju paha? No eriti ise ei ole üldse rahul, ütleme niimoodi. Aga kui võit oli käe ulatuses? No jah, enam-vähem. Mis sinu silma läbi juhtus seal, kui teine pool algas? Kairo läks suhteliselt optimistlikule manöövrile ja siis pandi küljed kokku ja sealt nad läksid, et siis oli mul ainult ühima ees. Et sul pärast seda on probleeme ei olnud? Pärast seda vaatasin, et Kairos alguses minu meelest mul selja taha kohe, aga siis hakkas Küün järele vaikselt vedama ja no siis tuli lihtsalt külma pead hoida, et mitte ise vigu teha. Kui Rapla rada oli kõigile hästi tuttav, siis juunikuu keskel saab teoks 3. etapp Lõuna-Eestis Lange motokrossi keskuses. No Lange on kõigile uus rada, seal on kõigil võimalus proovida. Ma arvan küll jah, et meil on see nagu täiesti uus rada, et pole kunagi peal käinud ega midagi. Aga eks näeb, et kuidas kiirusid ja kuidas ajad, et siis vaatame seal. Eesti meistrivõistluste 3. etapi sündmused Lange kardirajal saavad teoks 16. juunil.
Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.